Tere taas! Räägiks siis täna lühidalt hõbedast ja müüdist, mis minu jaoks kõlab nime all, aga mina võin ainult hõbedat enda augustustes kanda. Tegelikult päris nii ei ole. Me kõik saame aru, kus see tulnud on, augustajatena kuuleme seda väga palju ja 99% tuleb sinna hõbeda juttu ette see, et augustati, ei tahtnud paraneda, oli probleeme. Kui lähemalt uurid, siis saad aru, et on augustatud odava terasehtega, mis sisaldab niklit, sealt on alanud probleemid ja probleemi lahenduseks on proovitud hõbedat ja see on toiminud ja väga hea, et toimis, aga see ei tähenda seda, et see hõbe nüüd mingi võluvõti ei oleks. Et tõesti, hõbe meil tavaliselt niklit ei sisalda. 9-2-5 prooviga hõbe tähendab seda, et seal on 92,5% hõbedat ja ülejäänud on siis tugevdamiseks mingit teist metalli. Tavaliselt on selleks siis vask või näiteks tsink. Mõlemad hõbe kui ka vask on väga kergesti oksudeeruvad ained. Meie augustustes on ta kokkupuutes higi, vere ja lümfivedelikuga. Need kõik panevad need mõlemad metallid oksudeeruma ja oksudeerumise käigus meie kehasse ladestub meie rakkudesse siis neid metallühendeid. Me kõik oleme näinud hõbedast värvi muutnud augustusi. Et augustuse ümber tekib siuke hallikas sinine laik või siis vasest mustjas rohekas selline augustus. See ongi hõbeda tulemus. Et me kindlasti ei soovita kasutada hõbedat eriti värskes augustuses, sest see argüüria on pöördumatu. Laserraviga põhimõtteliselt sama, millega tatuusid eemaldatakse, on sellest võimalik lahti saada väga valulik protsess, ei soovita kellelegi. Et mõnel on seda vähem, mõnel on seda väga palju, on väga koledaid juhtumeid, et kindlasti soovitame siis värskes või paranevas augustuses hõbedat vältida. Hõbedal öeldakse, on küll antibakteriaalne omadus, jah, on küll, aga meie augustuses ei korva see kuidagi üle seda ohte, mis seal kõik olla võivad. Et kuna ta oksudeerub, siis ärritab ta meie haava. Ta ärritab värskelt paranenud kudet, teeb selle põletikule vastuvõtlikumaks. Pluss siis see värvumine ei soovita. Paremad materjalid on siis kindlasti titaanium, nioobium ja 14 pluss ka kuld, kindlasti niklivaba ja hea kvaliteediga. Siis ei ole teil neid ei nikliprobleeme, ei muid probleeme, need ained on või need metallid on siis meie kehale täiesti ohutud ja kui teil tekib mingi odava materjaliga probleeme, siis pöörduge professionaali poole, kelle käest te saate siis tõesti kvaliteetsehte ja kaovad need probleemid samamoodi, nagu nad oleks kadunud hõbedaga. Aga pole neid muid riske. Kui te siiski soovite hõbedat kanda, siis tehke seda pigem lühiajaliselt ja lähete välja, panete omal ilusad hõbe kõrvarõngad, tulete tagasi, saate jälle ära vahetada, nii need augustusest ära võtta. Teine variant on, kui pikaajaliselt kanda, siis on võimalik kasutada seda titaaniumposti ja sinna otsa panna siis hõbeehe, et siis ta ei ole vähemalt teie sees kokkupuutes siis teie kehaga. Kui teil on nüüd veel küsimusi
Kirjutage julgelt kommentaaridesse, üritan vastata kõigele ka siia videosse. Me kõike ei suuda mahutada ja seda ei viitsiks siis lõpuks mitte keegi kuulata. Aga vastan hea meelega ja kui on veel mingeid teemasid, millega teil küsimusi on, siis andke tuld.